jäi minu isa ja ema, sinna jäi minu õde ja venn. Raskel tunnil Tartu linn meid kutsub, kätte jõudnud tasumise tund. Ei me kauem oodata lase, võitlus ühine kõiki meid seob. Me tuuleme ja võidame, pane muises laulame. Kaunim linn on Eestis Tartu, tema jõe kalda peal. Kes kord käinud seal eisel meeles läheb, kaunid tunnid toome näeb.
oi kui äge, niisugused pikad ja sirged jooned, need oleks nagu päiksekiired. Tahaks neist kinni võtta ja nendega koos lendu tõusta. Appike, ma tõusingi lendu. Ole oma soovidega ettevaatlik, need võivad täide minna. Kuule, Kristoffer, ma tahtsin lennata, mitte keerutada, ma lootsin seda. Mulle tundub, et sa unistad sellest ja soovid, et see täituks. Ja see ongi ju lootus. Jah, lootusega on imelikud lood. Me kasutame seda sõna üsna tihti. Ei tohi lootust kaotada. Me elame parema tuleviku lootuses või siis ütleme, et ära kaota lootust. Aga kas ja kui üldse, kas me mõtleme, mida see sõna tähendab? Ma arvan, et igas eas on sellel sõnal omamoodi tähendus. Mida sina, Annelis, arvad? Mida sinu jaoks lootus tähendab? Minu jaoks tähendab lootus ühe hetke ootust. Küsisin ka oma emalt ja oma vanaisalt, mida tähendab nende jaoks sõna lootus. Ja minu ema vastas nii. Lootus on minu jaoks midagi, mida ma rõõmsalt ootama jään. Et ehk läheb niimoodi. Midagi, mida ma ise ei saagi otseselt mõjutada, kaudselt ainult ja oma mõtteviisiga. Aga minu vanaisa vastas selliselt. Lootus on hingeseisund, mis on alati suunatud tulevikku. Midagi konkreetset nõudmata. Lootus ei sunni inimest aktiivsele tegevusele, vaid on ootuse ja soovitunne, et ehk täitub see, mida soovime ka füüsiliselt. No näed, Annelis, sinu ja minu vanaisa jaoks tähendab lootus vägagi sarnaseid asju. Niisugune helge ja väega sõna, mis tekitab positiivse emotsiooni. Kindlasti ei kaotanud kõik meie õpetajad lootust, et täna on laval kõik meie 9-ndikud ja nad saavad kätte lõputunnistuse. Nii see ongi. Lootused täitusid. Sõna saab alati positiivne ja lootusrikas Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk. Armsad lõpetajad, õpetajad, lapsevanemad ja kõik külalised. Iga õppeaasta lõpus on meil imeline võimalus saata koolist ellu järjekordne lend. Sellel korral siis juba 35. lend noori, kellele me kõik kogu südamest soovime unistuste ja lootuste täitumist. Mõni aeg tagasi tõstatas president Alar Karis ühe küsimuse sellest, et missugust tulevikku ootavad praegused õpilased Eestile, missuguste lootustega nad vaatavad tulevikku. See küsimus läks väga energiliselt oma elu elama ja tekkisid erinevad mõtisklused sellest, mis see lootus on, kas seda on vaja ja kas tänapäeva noortel üldse on lootusi. Või on oht, et kasvamas on jälle põlvkond, niinimetatud kadunud põlvkond, kes upuvad ära virtuaalmaailma kaosesse. Aga vaadates neid noori siin laval ja olles näinud nende kasvamist, nende kujunemist, olles osa saanud nende ideedest, nende mõtetest, näinud, kuidas need realiseeruvad imelistes tegudes, siis me võime väga julgelt öelda, et on küll veel lootust. Need noored inimesed on täis sära, täis energiat, täis tahet, täis jõudu. Ja kui vaadata, missuguse innukusega nad lähevad kaasa erinevate teemadega, olgu see siis ülemaailmsed keskkonnaprobleemid või
või nende enda huvialad või mingid hobid, millega nad tegelevad, siis tegelikult on näha, et nendes on olemas see kirg, mis öeldakse olevat lootuse tuumaks. Ja lootust on meil kõigil väga vaja, sest lootus on meie jõu ja meie tugevuse ankur. Meie lootus on see, mis tegelikult annab meile tahte. Jah, lootus ei ole otseselt tegevus, aga lootus on miski, mis on tegevuse aluseks. Tema toidab meie usku, et me võime tõusta kõrgemale, et me saame hakkama ja me võime vallutada maailma. Lootus paneb meid pingutama, sest lootus oma olemuselt on tegelikult juba positiivse tulemi või selle hea ootus, nagu meie sissejuhatavad noored täna ka ütlesid. Nathan Haamer on kunagi öelnud, et lootus on käesolevas hetkes elava inimese võime kujutada ette tulevikku, toetudes mineviku kogemustele. Seega võtab lootus justkui kokku kõik ajad, mineviku, oleviku ja tuleviku. Oleme ju ikka kuulnud sellist ütlust, et õpi minevikust, ela täna ja looda paremale homsele. Ja nii ongi. Kui me paneme selle nüüd meie tänaste lõpetajate konteksti, siis tänane rõõmupäev annab meile alust loota, et 9 põhikooli aasta jooksul õpitu tagab kindla tuleviku. Tänane päev on see, kus me tähistame üheskoos nende noorte esimest kooli lõppu, kohustusliku haridustee lõppemist. See on suur saavutus ja see saavutus annab meile kindlustunnet. Kallid lõpetajad, mul on südamest hea meel ja suur rõõm teid siin laval, kõiki teid siin laval näha. Ma näen, kuidas te olete ärevalt juba ootamas oma lõputunnistuse kättesaamist. See lõputunnistus on teile oluliseks tähiseks. See tähistab teie hariduse vundamenti. See on see alus, millele te rajate kogu oma edasise arengu. Kõik teie järgnevad õpiteed ja rajad, ükskõik kuhu need ka ei vii, on saanud alguse Tartu Kivilinna koolist. Elus ootavad teid ees suured saavutused, suured üllatused, tõusud, kindlasti ka mõõnaperioodid, mida ma väga soovin, et ärge kaotage usku endasse ja seda lootust, mis viib edasi. Inimesel on õnnelik olemiseks vaja tegelikult 3 asja. Kedagi, keda armastada, midagi, mida teha ja midagi, mida loota. Seega soovingi teile lennukaid unistusi ja kindlat lootust nende täitumiseks. Edukat eluteed teile. Aitäh! Aitäh direktorile. Esinevad esimese klassi poisid Gustav Johannes ja Karl-Erik lauluga Pilvepildid. See lilli heidan ma rohule, silmad nüüd taevas sinised, sippelga suunib mu kõhule. Meesinum lilleses sumiseb, taevas on pildiraamat, pilludes lambad ja hobused. Pead nendest aru saama, siis need on armsad ja kodused. Vihmapiis pilveses pudeneb, veereb kui pärmu põsele. Sipelgas põue nüüd põgeneb.
pageneb, mesilumm edasi sumiseb. Taevas on pildiraamat, pilludest lambad ja hobused. Pead nendest aru saama, siis nad on armsad ja kodused. Vikerkaar pilvede kohale kaunistab taeva sinise, sipelga sibab põsele, mesilumm ikka veel sumiseb. Taevas on pildiraamat, pilvdes lambad ja hobused. Pead nendest aru saama, siis nad on armsad ja kodused. Taevas on pildiraamat, pilvdes lambad ja hobused. Pead nendest aru saama, siis nad on armsad ja kodused. On aeg kätte anda Tartu Kivilinna kooli lõputunnistused 9. A-klassile. Palume direktor Karin Lukk, õppejuht Pille Saadjärv ja klassijuhataja Reet Kukin. Nüüd on siis pidulik hetk käes ja põhikooli lõpetab kiitusega Laura Järv. Põhikooli lõpetab kiitusega Poliina Saar. Põhikooli lõpetab kiitusega 3 õppeaines Alex Seksi. Põhikooli lõpetab kiitusega 1 õppeaines Ivar Kolubenko. Põhikooli lõpetab kiitusega 1 õppeaines Raiko Hirvesoo. Põhikooli lõpetab kiitusega 1 õppeaines Elisabeth Jeroščenko. Põhikooli lõpetab Siim Jõgisalu. Põhikooli lõpetab kiitusega 3 õppeaines Kristi Kasemaa.
lõpetab kiitusega 4. õppeaines Kärt Kiiver. Põhikooli lõpetab Rolf Antoni Kringer. Põhikooli lõpetab kiitusega 4. õppeaines Richard Kütt. Põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Simona Lankot. Põhikooli lõpetab Roslin Laving. Põhikooli lõpetab Marko Oppmann. Põhikooli lõpetab kiitusega 3. õppeaines Jaagup Penu. Põhikooli lõpetab kiitusega 3. õppeaines Helena Press. Põhikooli lõpetab Kevin Reinmägi. Põhikooli lõpetab kiitusega 2. õppeaines Kaupo Riis. Põhikooli lõpetab kiitusega 6. õppeaines Birgit Rämson. Põhikooli lõpetab kiitusega 2. õppeaines Grete Seerma. Põhikooli lõpetab kiitusega 3. õppeaines Tanel Tamm. Põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Elvira Umanets, aga teda kahjuks täna ei ole. Ja põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Fred Uuspõld. Head koosviibijad, kõik, kes te siin saalis olete, aga tahaksin pöörduda oma 9. A poole. Kui ma 3 aastat tagasi teid sain, siis ma lubasin, et ma olen teiega 3 aastat. Siin me nüüd oleme. Ja mul on ainult mõned sõnad teile kaasa anda. Et hingeheadus olgu su seadus, südame soojus su sõber
ei pea teadma sa kõike õpitust, kuid näe nii venda kui õde. Abikäsi sul iial ärgu väsigu, tuleb kuhjaga tagasi kõik hea. Olgu põues sul soojuse süsi, ei norgu siis vajud su pea. Hoia omi ja võõraidki ümber ja endast lugu sa pea, sest see on kindlamast kindel, et lõpuks võidab kõik hea. Aitäh teile! Tere! Tahaks tänada oma väga imearmast klassijuhatajat, kes ei ole ainult olnud mitte ainult klassijuhataja, vaid ta on olnud meie parim sõber ja ta on aidanud meid iga päev ja ta on pidanud meie tülisi kannatama ja igasuguste meie jamadega tegelema, nii et parim klassijuhataja, keda me tahame soovida. On aeg kätte anda Tartu Kivilinna kooli lõputunnistused 9. B-klassile. Palume direktor, õppejuht ja klassijuhataja Kerle Konsap. Põhikooli lõpetab kiitusega Lisanne Joasaar. Põhikooli lõpetab kiitusega Keili Krabi. Põhikooli lõpetab kiitusega Ralf Robert Paabo.
Põhikooli lõpetab kiitusega Oskar Saareall. Põhikooli lõpetab kiitusega Miia Nataalia Sikk. Põhikooli lõpetab kiitusega Mihkel Tali. Põhikooli lõpetab Kaisa Alaveli. Põhikooli lõpetab kiitusega 5. õppeaines Christopher Aljak. Põhikooli lõpetab Mai-Britt Tallik. Põhikooli lõpetab kiitusega 2 õppeaines Liis Hansar. Põhikooli lõpetab kiitusega 4. õppeaines Eliise Jõras. Põhikooli lõpetab kiitusega 6. õppeaines Joonatan Kahre. Põhikooli lõpetab kiitusega 3. õppeaines Adelis Karro. Põhikooli lõpetab kiitusega 4. õppeaines Karina Kritt. Põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Roland Kutsei. Põhikooli lõpetab kiitusega 7. õppeaines Minni Riin Lamp. Põhikooli lõpetab kiitusega 4. õppeaines Lisette Laur. Põhikooli lõpetab Madli Mets. Põhikooli lõpetab Mihkel Mälberg.
põhikooli lõpetab Aatši Ojamägi. Põhikooli lõpetab Anne-Liis Otter. Põhikooli lõpetab kiitusega 3 õppeaines Rebecca Baas. Põhikooli lõpetab kiitusega 1 õppeaines Karel Pedaste. Põhikooli lõpetab kiitusega 3 õppeaines Anette Teder. Põhikooli lõpetab Kaspar Tiits. Põhikooli lõpetab Märten Toom. Põhikooli lõpetab Gert Peri. Palju õnne! Head lapsevanemad, aineõpetajad, kooli juhtkond ning 9. B esimene õpetaja Anne. Oleme kõik tegutsenud selle nimel, et tänased lõpetajad mõistaksid. Haridus on investeering. Ja ma usun, et see mõtteviis toetab noori edaspidi oma eesmärkide seadmisel ja toetab uute teadmiste ning oskuste omandamisel. Aitäh teile mõistmise ja koostöö eest. Hea 9. B. Arvo Valton on öelnud, raamatust saad teadmised. Õpetajalt oskuse neid läbi seedida, kuid üksnes oma enese mõtlemine võib viia sind tarkuseni. Püüdke leida oma suund lähtuvalt enda huvidest. Olge oma valikutes julged ja teadlikud. Paljudel teist on kõik olemas, et saavutada see, mida soovite. Pingutage ja ärge kergelt loobuge. Seejuures olge positiivsed ja märgake igapäevast helgust. Olge loomingulised ja lennukad. Soovin kõigile tänastele lõpetajatele põnevat teekonda ja ilusat pidupäeva jätku. Aitäh! Ja hea õpetaja Kerle, meie sulle omakorda soovime ka tulevikuks edu. Aitäh, et sa oled meid hoidnud, meist hoolinud, meid armastanud ja meie tormilise meelega ka kohanenud. Aitäh sulle!
8. ja 9. klasside tüdrukute ansambel esitab laulu Siit algab tee. Ma seisan, ei muretsema pea, peidusi leida koos hea. Just siin ja praegu toon enda moodi lood, teen mõttelaevu sõita soov. Näe ootab saladuste saa. Suste puud, 3 palvekaevu paar kuud. Siit algab tee, ma pean häid laule lootma. Siit algab tee, kuulama hetk, siis jälle jooksma. Siit algab tee, veidi on teos, kuid palju kaugel. Minema pean, siit algab tee, minema pean häid laule lootma. Siit algab tee, kuulama hetk, siis jälle jooksma. Siit algab tee, veidi on peos, kuid palju kaugel.
on aeg kätte anda Tartu Kivilinna kooli lõputunnistused 9. C-klassile. Palume direktor, õppejuht ja klassijuhataja Piret Arula. Põhikooli lõpetab kiitusega Grete Mageramov. Põhikooli lõpetab kiitusega Kaspar Tiisler. Põhikooli lõpetab Anette Apuhtin. Põhikooli lõpetab Kevin Esajas. Põhikooli lõpetab kiitusega ühes õppeaines Janeli Juhkason. Põhikooli lõpetab kiitusega ühes õppeaines Andri Jõesaar. Põhikooli lõpetab kiitusega ühes õppeaines Elina Kabanen. Põhikooli lõpetab Ken Egnar Kiis. Põhikooli lõpetab kiitusega 4. õppeaines Kätlin Kivioja. Põhikooli lõpetab Henri Kohva. Põhikooli lõpetab Mattias Kotkasets. Põhikooli lõpetab Zenon Anders Kurg. Põhikooli lõpetab Kristoffer Kurisoo.
Põhikooli lõpetab kiitusega ühes aines Melissa Anita Läti. Põhikooli lõpetab Art Samuel Neemsalu. Põhikooli lõpetab kiitusega 4. õppeaines Timo Raidoja. Põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Aleksandra Orlova. Põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Kamilla Rutšenko. Põhikooli lõpetab Sandra Sillapuu. Põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Ron Rudolf Teesaar. Põhikooli lõpetab kiitusega 4. õppeaines Rasmus Tiisler. Põhikooli lõpetab Sven Marten Tikerpe. Põhikooli lõpetab Hannali Tikk. Põhikooli lõpetab Kristoffer Torm. Põhikooli lõpetab Daniel Toft. Ei saanud mina selle 5 aasta jooksul 9. C-d nii sergesse rivvi ja täna vabatahtlikult täitsa kummaline. Ole hea, Kevin, tule natuke lähemale sealt, et te olete nii kaugel minust. Kevin, Zenon, tulge tehke niisugune väikene kaar. Voot, nii. Torm ka, ettepoole, ma ei näe teid. Head lõpetajad, kõik siin saalis. Head õpetajad, lapsevanemad, õpetaja Karin. Hea 9. C. Mul on tunne, et midagi on väga kohe möödas. Aga see midagi on väga raskelt kirjeldatav. Aga ma püüan. Mul on tunne, just kui oleksin ma olnud 5 aastat erinevatel kiirustel, kõrgustel, tunnelites ja tubades. Ma nagu oleksin viibinud Tivolis, kus on väga palju erinevaid atraktsioone. 5 aasta jooksul on olnud erinevaid karussellisõite, on olnud silmamoondusi ja on palju naljakaid kloune. On olnud südamlik etteasteid erinevatel lavadel, aga ka vabalangemist kõrgelt. Nii nagu lõbustuspargiski käies saab päev üks kord läbi, nii ka see 5 aastat koos 9. C-klassiga on tänaseks eilne päev.
on olnud väga põnev, emotsioone pakkuv ja keerukas. Aga praeguseks on minu sees ikkagi valdavalt rahulolu ja õnnetunne, nagu oleks õnneloosis võitnud suure võidu. Ma ei tea, kas ma kohe tahaks uuesti sinna sellesse Tivolisse minna, aga muljed, tunded ja läbielamised jäävad meelde eluks ajaks. Seda ma võin kinnitada. Aitäh teile! Ma mõtlen siin koolipereni, kaasõpilasi, õpetajaid, tugipersonali, juhtkonda, et olete sellel teekonnal olnud väga-väga toetavad. Aitäh, et näitasite parimaid viise, kuidas jõuda väljapääsuni. Lapsevanemad kaasteelised. Teie karussell oma lastega keerleb edasi, aga veel päris kaua. Jõudu selleks teile. Olgu need tiirud pisut rahulikumad ja vahest mitte nii kiired kui seni. Aitäh, et lunastasite oma lapsele pileti sellel teekonnal. Aitäh mõistmise ja koostöö eest. Olgu meil kõigil tarkust valida elusõiduks just sellised Ameerika mäed, mis ei hirmuta, ei tekita vastumeelsust, vaid mis kutsuvad avastama ja ennast proovile panema veelgi enam. Hea 9C, soovin teile, et te ikka julgeksite olla ja leida endast tahtmist maailma uurida, õppida, kasvada ja suhelda kõigiga, kes teie teele satuvad. Olge avatud ja rõõmsameelsed. Tähtis on näha ja tunda seda, mida me silmaga ei näe. Aitäh teile kõigile. Aitäh. Igal põhikooli lõpetajal peaks olema omad huvid ja hobid, arvamused ja teadmised ning oskused ja tahtmised. Just neid asju on meie kallis klassijuhataja Piret Orula nende 5 aasta jooksul andnud. Armas Piret, sa oled meile õpetanud end väljendama, tuletades meile alati meelde, et vastust ma ei tea, ei ole olemas. Sa oled meile õpetanud töökust ja kohustundlikkust ning meid alati tööle pannud, kui võimalus tekib. Sa oled meile õpetanud viisakaid kombeid. Meil on nüüd hästi selge, et tere, aitäh ja head aega on meie sõbrad. Meie klassile jääd sa meelde kui ühe särava, naerusuise ja toetava inimesena. Eriti jäävad meile meelde sinu põnevad ütlemised ja lood ning erilised ja värvikirevad riietused. Me jääme sind igatsema. Ning 9C klass sooviksin tänada ühe kingitusega, mis jääb loodetavasti meenutama meie klassi. Aitäh sulle! On aeg kätte anda Tartu Kivilinna kooli lõputunnistused 9. D-klassile. Palume direktor ja õppejuhid. Põhikooli lõpetab kiitusega Teena Haabmets. Põhikooli lõpetab kiitusega Angeelika Makarenkova.
Põhikooli lõpetab kiitusega Robin Rämmer. Põhikooli lõpetab kiitusega ühes õppeaines Senja Kalat. Põhikooli lõpetab kiitusega 7. õppeaines Kristen Hurt. Põhikooli lõpetab kiitusega 6. õppeaines Elina Jürgen. Põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Marleen Kade. Põhikooli lõpetab kiitusega 2. õppeaines Alice-Catherine Kangur. Põhikooli lõpetab Rocco Laas. Põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Liisa Nilsson. Põhikooli lõpetab kiitusega 3. õppeaines Erich Georg Nõmme. Põhikooli lõpetab kiitusega 4. õppeaines Riin Parts. Põhikooli lõpetab kiitusega 5. õppeaines Reno Ragul. Põhikooli lõpetab kiitusega 1. õppeaines Kristel Redpap. Põhikooli lõpetab Henri Ristisaar. Põhikooli lõpetab Kristel Rivis. Põhikooli lõpetab Kevin Roosi. Põhikooli lõpetab Sandra Saar. Põhikooli lõpetab Kristjan Suurmets.
Põhikooli lõpetab kiitusega ühes õppeaines Markus Zimmermann. Põhikooli lõpetab Andri Tartus. Põhikooli lõpetab kiitusega kahes õppeaines Heli Sundrest. Põhikooli lõpetab kiitusega ühes õppeaines Robert Uustalu. Põhikooli lõpetab kiitusega ühes õppeaines Martin Vislapuu. Tere, siin õpetaja Kristiina. Imeilusad neiud, särasilmsed noormehed, mõistvad emad, toetavad isad, hoolivad vanavanemad ja armsad, alati abivalmid kolleegid. Te küll ei näe mind täna siin saalis, kuid sellest ei ole ju mitte midagi. Lubasin endale, et juhtugu mis tahes, tänast päeva ei riku mitte miski. Ma leian viisi, kuidas olla koos teiega. Vot endalegi üllatuseks olen pisut kangekaelne. Raskused on suur osa meie elust, kuid kui nendega üheskoos tegeleda, siis saavad need hoopis uue tähenduse meie jaoks. Pole olemas ületamatuid raskusi. Armsad lõpetajad, tuult tiibadesse soovin teil, las õnn teid üles leiab. Las süda suur ja mõte hea teil sihi selge hoiab. Palun, ärge mitte kunagi unustage seda, et kui mingi hetkel teie elus on tunne, et no mitte kuidagi enam ei saa, siis uskuge mind, saab küll ja kuidas veel. Lihtsalt ärge andke iial alla ja võtke vastu kõik, mida elul teile pakkuda on. Aitäh teile südamest, et tõite aktuse hõngu ja meeleolu mulle mu enda koju. Meeleolukat pidupäeva jätku teile, mu armsad. Ka meie täname oma imearmsat klassijuhatajat Kristiina Kenni, kes on alati meie jaoks toeks ja olemas. Aitäh! Ja nüüd midagi aegade tagant. Hoia, hoia,
oi, teie ka siin? No, muidugi meie 9 aastat tagasi lubasime, et kui põhikooli lõpetame, siis laulame seda laulu jälle, nii et sõidame, Joosep. Kaua olen ma teinud tööd, aeg on elada liiga kaua, samad näod, käes on aeg teele asuda. Hoia mul käest, las see päev annab vastuseid. Leia üles mäed, las näeb kogu maailm meid. Päikses kuum on maantee, samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vaevaseta. Ei tee suuri plaane, kui kokku saame, siis sõidame. 7 tuuled poole, nende hoolde end jätame. Naera, see päev meelde jääb, koos kui oleme. Naera, see öö läheb mööda, kuid ei unune. Päikses kuum on maantee, samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vaevaseta. Ei tee suuri plaane, kui kokku saame, siis sõidame. 7 tuuled poole, nende hoolde end jätame. Päikses kuum on maantee, samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vaevaseta. Ei tee suuri plaane, kui kokku saame, siis sõidame. 7 tuuled poole, nende hoolde end jätame. Palju õnne teile! Kuulsite laulu 7 tuule poole. 2015. aasta vilistlase Joosep Eendra ja lõpetajate Eliise ja Lisette esituses. Sõna saab õppejuht Pille Saadjärv. Head lõpetajad, kallid õpetajad, lugupeetud lapsevanemad, kõik külalised. Armsad päevakangelased. Õnnitlen teid, teie elu ühel kaunimal kevadel. Lõputunnistused teie käes kroonivad kooliaja pingutusi. Te olete teinud suure töö ning seda tõendavad teile kätte antud tunnistused. Kui kasutada tööõigusest pärit väljendeid, siis on täna lõpuks kätte jõudnud teie palgapäev ning tunnistuse näol olete saanud palgalehe 9 aasta jooksul välja teenitud tasu kohta. Numbrid teie käes olevatel paberitel on erinevad. Seega oleks võimalik nende põhjal teha igasuguseid järjestusi ja võrdlusi. Kuid kas see on kõige olulisem?
tahan öelda, et hoolimata sellest, millise tunnistusega te siit täna lahkute, on igaüks teie seast eriline. Igaüks saab leida oma tee vastavalt oma huvidele ja soovidele. Lugupeetud lapsevanemad, vahel on head inimesed kaugel. Aeg on kiire, aga head inimesed mõtlevad ikka koos tehtule soojusega. Hea on teada ja tunda häid inimesi, olla nendega koos heas seltskonnas ja olla hea maailma üks osa. Need read on kirjutanud Kristina Ruder. Aitäh teile koostöö, innustamise, mõistmise, kaasamõtlemise ja tegutsemise eest. Õnnitlen teid. Armsad õpetajad, oma tööd hingega teevad õpetajad jäävad meelde pikkadeks aastateks. Imetleme ja austame teie tööd. Soojad tänusõnad Leili Andre Sulast. See ta ikka on, see, kes palju peab suutma, mured mahedaks muutma. See ta ikka on, kes oskab tarkusi anda, aidata raskusi kanda. See ta ikka on, kelles on valgust ja sära, eales ei lõpe sära. Mõtlen, et millest võtab ta küll oma jõu, kuidas nii rikas on põu. Head klassijuhatajad, öeldakse, et puud tuntakse tema viljast. Te olete teele saatmast järgmist lendu õpilasi, kuid mis neist tegelikult välja on tulnud, selgub alles aastate pärast. Te olete igaüks neile toredatele noortele andnud palju seda, mis on silmale nähtamatu ning see ongi kõige olulisem. Teie, klassijuhatajad, olete välja teeninud oma klassiõpilaste lugupidamise ja austuse ning see on suurim tunnustus. Meistriks võib saada vaid see, kes aastaid iga päev vaeva näeb, et koguda uusi kogemusi. Kuid ka meister peab ütlema, õpin, kuni elan. Tartu Kivilinna kool tänab sind Piret Arula tulemusliku klassijuhataja töö eest. Kool on töökoda, kus kujundatakse kasvava põlvkonna mõtet. Seda tuleb tugevasti peos hoida, kui ei taha tulevikku käest lasta. Tartu Kivilinna kool tänab sind, Reet Kuukin, tulemusliku klassijuhataja töö eest. Usaldus ei ole kaasavara, mida on kogutud sukasäärde, kuni see on saanud täis. Usaldust tuleb igal Jumala hommikul uuendada, päevast päeva taastada, kasvatada nagu kapitali ja hoida nagu algkapitali. Tartu Kivilinna kool tänab sind, Kerle Konsap, tulemusliku klassijuhataja töö eest. Elu, mis väärib oma nime, see on enda pühendumine teiste inimeste heaks. Tartu Kivilinna kool tänab sind, Kristiina Kenn, tulemusliku klassijuhataja töö eest. Kallid lõpetajad, kohe-kohe
saab üks periood teie elus läbi. Üks lugu saab lõpusignatuuri, mis on kirjutatud siia Tartu Kivilinna kooli seinte vahele ja elab edasi oma mõtetes. Olge hakkajad ja innukad. Hoidke sõpru, armastage lähedasi, aga püüdke mõista ka neid, kes on teist erinevad. Mõelge häid mõtteid ja tehke need headeks tegudeks. Soovin teile edu, kordaminekuid ja head teed. Kena pidupäeva! Aitäh õppejuhile! Meie koolil on tore traditsioon, et lõpuaktusel laulavad ka õpetajad. Sellel aastal valisime kaasahaarava laulu, mis kõnetab meie koolipere ja ilmselt ka kogu maailma. Lahe atmosfäär, head kujul täna puudub kõigil ots ja äär. Ei külmaks jääda saa, on hinge soe ja meeldes sulab jää kõigil. Rõõmust tuju kiiret nakkab, kes on pessimist siin, kes arglik müüri hakkab, ennast tundma kui printsess. Keha ja su hinge hoiab rütmi muljal peos. Sel peol, sel peol. On lahe atmosfäär ja talgusär ja vastusär avab lasär. Ei nurma keegi jää, ei taha keegi rõõmust ilma jääda. Ots ja äär. Ei külmas jääda saa, on hinges soe ja meeldes sulab jää kõigil. Keda vaevalt tundsid eile, sellele nüüd anna käe. Ja see pidu kuulub teile, mind ja viimaseks ei jää. Ainult siirad taga mõtted on lauseid igas peas. Sel peol, sel peol. On lahe atmosfäär, siit kõlgusär ja vastusär avat lasär. Ei nuka keegi jää, ei taha keegi rõõmust ilma jääda. Sel ööl on lahe atmosfäär, peal kujul täna puudub kõigil ots ja äär. Ei külmaks jääda saa, on hinges soe ja meeldes sulab jää kõigil. Ainult siirad taga mõtted on lauseid igas reas. Sel peol, sel peol. On lahe atmosfäär, siit kõlgusär ja vastusär avat lasär. Ei nurka keegi jää, ei taha keegi rõõmust ilma jääda. Sel ööl on lahe atmosfäär,
põhikooli lõpetajate nimel saavad sõna 9. A-klassi õpilane Poliina Saar, 9. B-klassi õpilane Lisette Laur, 9. C-klassi õpilane Grete Mageramov ja 9. D-klassi õpilane Robin Rämmer. Armas koolipere, täna mulle anti üks auväärne, kuid raske ülesanne. Oma kõnes pean ma rääkima meie koolihoonest. Meie kool alustas tööd juba 1985. aastal ning meie oleme selle 35. lend. Nende aastate jooksul veetsime seal ühiselt palju aega. Loomulikult on kooli süda just inimesed, kes seal õpivad ja töötavad. Aga iga süda vajab ka tugevat ja hubast kesta, millest ta saaks turvaliselt tuksuda. 9 aasta jooksul kogusime me koolis palju erinevaid mälestusi ning mõnikord võib isegi mingi pisiasi tuletada meelde mõne armsa hetke, mis just kooliga seotud on. Ma arvan, et tulevikus meie koolist mööda minnes tekib paljudel seos nende lapsepõlvega ja oma heade mälestustega, mis on igaühel loomulikult erinevad. Inimese jaoks on väga oluline tunda, et hoituna ja teada, et tal on olemas oma koht. Meie jaoks oli selline koht just meie kool. Ma tahaksin veel ikkagi öelda, et isegi kaasaegne ja ilus hoone ei saaks olla kool ilma oma koolipereta. 9. A-klass tänab nii Tartu Kivilinna kooli kui ka oma kaaslasi, õpetajaid ja ka vanemaid, kes meisse alati uskusid ja olid samuti meie koolipere osa. Kallid õpetajad, me teame, et te olete näinud palju vaeva, pingutanud tihti isegi rohkem kui õpilased ise ja vaevanud oma pead, kuidas õpetada oma õppeainet õpilastele võimalikult põnevalt. Te saite sellega imeliselt hakkama. Me loodame, et kui meid täna siin lava peal vaatate, olete te ka meie üle uhked. Teie olete andnud meisse oma hindamatu panuse. Just teie kujundasite meist sellised inimesed, nagu me tänaseks oleme. Te ei andnud meile edasi mitte ainult teadmisi, millest mõned kipuvad meil kahjuks kiiresti ununema, vaid andsite meile oskusi ja elutarkusi terveks eluks. Te ei andnud kunagi alla, vaid tegite kõik endast oleneva, et me jõuaksime täna siia, Vanemuise lavale, lõputunnistus käes ja valmis astuma oma elus uusi samme. Me jääme teid ja teie tunde, naljakaid ütlemisi ja põnevaid lugusid väga igatsema. Aitäh teile, kallid õpetajad, et muutsite meie teekonna Kivilinna koolis eriliseks ja unustamatuks. Hea koolipere ja armsad lennukaaslased. 9 lennukat aastat on meist linnutiivul mööda lennanud. Kõik toredad mälestused, pättused ja koos läbielatu tuleb siin teie ees seistes jälle meelde. Alles see oli, kui väikeste junsudena uude koolimajja astusime ja oma esimesed aabitsed esimest korda näpu vahele võtsime. Nüüdseks on meist sirgunud kenad ja arukad neiud ja noormehed, tragid ajuteragistajad, tublid sportlased, andekad lauljad, iseseisvad ja ennast juhtivad inimesed. Head lennukaaslased, teiega on olnud enneolematult lõbus. Olgu see siis humoorikad distantstunnid, ühised väljasõidud, pikad vahetunnid ja muud toredad tegemised väljaspool kooli. Ja tänase lootustäis lõpuaktuse meeleolus võin meie lõpetajatele öelda vaid üht. Lootus sureb viimasena. Soovin teile kõigile kõrget lendu, uusi ja uhkeid kogemusi ning vägevaid saavutusi. Kivikotti, Kivilinna 35. lend. Siin on täna kõlanud juba nii mõnigi tänukõne. Jah, oleme olnud lõpmata tublid. Nii koolipere kui ka lõpetajad. Aga see, et me seisame täna siin nii uhked ja ilusad, on koostöö. Ja selles hästi töötavas koostöövalemis on veel üks muutuja,
kes koolielus jääb tihtipeale nii-öelda kaadri taha. Need on meie pered. Head vanemad, vanavanemad ja teised pereliikmed, kes te täna siin saalis olete või kodus meid tordiga hoopis ootate. Täname, et olete olnud nii kannatlikud, mõistvad, abivalmis ja toetavad. Selle 9 aasta jooksul on teil tulnud teha ja näha nii mõndagi. Ohutada, parandada, pesta ja rõõmustada, kurvastada, korraldada, joonida, kontrollida, siluda ja kiita ja noomida ja hoolida. Tahame võtta kõik selle headuse endaga kaasa, seda mäletada ja kanda ning ühel päeval ka edasi anda. Siis, kui on juba meie kord seda teha. Meie suur tänu, Kniks ja Kraaps. Ja meil on koolile anda üle ka kingitus, mis on seekord veidi eriline, sest et selle on illustreerinud minu enda klassiõde Minni-Rin Lamp ja need on kellad, mis peaksid kohe siia ilmuma. Palume siia, ja direktor on juba siin. Ja nüüd ühislaul meie lõpetajatelt, laul sõpradele. Sõbrad, tulge ja istume maha. Meil on üheskoos ilmatum aeg. Sellel hetkel just teiega tahaks olla koos ja teha üks naer. Leidkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis teil pruukida suud. Võime lihtsalt üksteise jaoks olla. Kui on öö, näiteks vaatame kuud. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe teil anda ma. Sest te olete siin ja mina olen ka. Ja mina olen ka. Alati olnud üks komme, igatseda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja ja kui pole, olen ikkagi. Mul on 2 kätt
olen kallistaja ja mu laul kõlab lõpuni. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe teil anda ma. Sest te olete siin ja mina teiega. Ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käsi ja minul teile ka. Ja minul teile ka. Armsad lõpetajad, ärge kaotage lootust. Elage alati parema tuleviku lootuses. Keegi ei saa võtta teilt viimast lootust. Hellitage ikka lootust. Alati on lootust. Annelis, sina oled meie lootuse kiir, sest selles kiires maailmas peab olema väikeseid lapsi, kes teavad, mida nad soovivad. Et neil on väikesed ja suured unistused, et te mõtlete ja loodate, et need ka täituks. Muidugi ma tean, mida ma soovin ja ma unistan sellest. Ma loodan, et ükskord olen ma siinsamas laval ilus kleid seljas ja saan kätte oma lõputunnistuse. Head lõpetajad, lootusrikast uut algust. Sellega on aktus lõppenud. Palume lippude väljaviimiseks ja lõpetajate lahkumiseks püsti tõusta. Lõpetajate õnnitlemine ja pildistamine toimub kontserdimaja ees ette nähtud kohtadel. Kontserdimaja sees muudatus.